What's up? Tere tulemast Stenixi treeningklubisse ja tere tulemast Stenixi YouTube'i kanalile. Kui sa oled siin uus, siis ära unusta vajutada subscribe ja kellukese nuppu, et sa ei jääks ilma kõikidest meie uutest videodest. Jah, tõsi, me oleme mõnda aega olnud eemal videode tegemisest, sellepärast et meil on olnud prioriteet Stenixi treeningklubi ülesehitamisega. Seega me naaseme jälle videode juurde, et teha sulle kogu keha treeningkava, kuidas keha raskusega treenida ja saaksid vaadata võimalikult palju videot ja informatsiooni, kuidas ennast keha raskusega treenida. Kuidas ehitada rinnalihast võimalikult teadlikult ja efektiivselt. Rind on teadagi tegelikult koosneb erinevatest lihaskiudude osast, ehk siis alumine rinnaosa, rinnalihase keskosa ja rinnalihase ülaosa. Täna on meil teile 3 harjutust, kuidas treenida võimalikult efektiivset rinnalihast ja vaatame, mis need harjutused teevad. Alustame ülemise rinnalihase harjutusega. Selleks, et ülemist rinnalihast treenida, tuleks hoida käed üleval ehk siis pea kohal. Tekib siia umbes 120 kraadine nurk. Paneme käed ette maha, toeme lavangusse. Kõverdame ennast vaikselt alla, kontrollitult. Väike paus all ja tuleme vaikselt üles tagasi. Surume ilusti rinnalihased kokku ja jälle läheme vaikselt alla. Jätkame kogu aeg sama tempot ja teeme seda harjutust 10 kordust, 8-10 kordust ja 3 seeriat. Järgmine harjutus on suunatud rohkem rinna keskosale, ehk siis käed on sirgelt, kuid me teeme seda aeglasemas tempos, et kasvatada rohkem lihast ja teha ka lihast vastupidavamaks. Läheme toel lavangusse, käed on õlgade laiuselt ning kere nurk on siis 90 kraadi kätega. Läheme 5 sekundit alla. 1, 2, 3, 4, 5 ja 5 sekundit üles. 1, 2, 3, 4, 5. Samamoodi ülesse tulles pingutame rinnalihaseid ilusti kokku ja jätkame järgmise sooritusega. Kuna tegemist on aeglase harjutusega, siis kindlasti teha seda vähem kordusi, ehk siis 5 kordust ja 3 siis seeriat. Rinna alumise lihase treeninguks oleks vaja kõrgemat pinda, kas mingit kasti või raamatuid üksteise otsa panna. Minul on selle jaoks siin toru. Samamoodi asetan käed siia peale, lähen toen lavangusse, kere peab jääma sirgeks. Kuid siin on see erinevus eelnevate harjutustega, et tekib kere ja käe vahele terav nurk, ehk siis just kui ma suruksin alla. Sooritus käib nõnda, et toru läheb vastu siis kõhtu, väike paus ja üles tagasi. Samamoodi pingutan rinnalihaseid ja lähen uuesti alla. Seda harjutust teha 8-10 kordust ja 3 seeriat. Ehk siis kogu tänase video mõte on selles, et kui treenida ülemist rinnaosa, siis asetada käed kõrgemale, ehk siis peast natukene eemale, kaugemale, tekib 120 kraadi nurk umbes. Kui teha rinna keskosa, siis jäävad käed sirgeks, ehk siis tekib 90 kraadi neutraalne hoiak. Ja kui teha rinna alumist osa, siis tekib kere ja käte vahel selline terav nurk, ehk siis just kui surume allapoole ennast. Nõuanne ka algajatele, ehk siis kui need harjutused tundusid sinu jaoks liiga rasked, siis on olemas ka alternatiiv algajate puhul, mis tähendab seda, et me jätame põlved maha. Kõik need 3 harjutust, mis me siin praegu just lahti seletasime, on täpselt samasugused ja järgid neid täpselt samamoodi, kuid erinevus on see, et sa teed neid asju põlvedel. Ehk siis see näeb välja selliselt, et sa asatad põlved maha kokku ja paned oma positsiooni paika, nüüd lükkad puusad ettepoole ja kõikide nende harjutuste formatsioonid selles mõttes on täpselt samad. Toimub sooritus. Ehk siis, mida me siit õppisime, ongi see, et ülemise osaks on meil käed asetud ülespoole, rinna keskosaks ettepoole ja rinna alumiseks osaks allapoole. Ehk siis kõiki neid formatsioone täpselt samamoodi, aga lihtsalt põlvedel, sellepärast et see vähendab kehamassi ehk siis keha raskust oluliselt ja muudab seda harjutust sulle tehtavamaks ja lihtsamaks. Ära unusta jätta kommentaari selle kohta, millist teemat või millist lihasgruppi sa kavana tahaksid näha meie järgmises videos. Kirjuta alla kommentaar, olgu see siis seljalihased, jalalihased või kõhulihased, anna endast märku, ära unusta vajutada selle videole like, seda videot jagada ja näeme juba trennis.